Nii, tere hommikut Ameerika Ühendriikidest meie 5. reisipäeval. Me oleme Pittsburghi lähedal väikeses suburbia regioonis ja meil tuleb täna õige pikk sõit. Meie lõpppeatus on Louisville, mis on Kentucky osariigis ja sinna on 6 tundi sõitu. Päris pikk maa, aga tee peal üritame me leida üles ühe looduspargi, Hocking Hills, kus peaks siis leiduma ka mõni selline matkarada väiksem, mis pakub loodusvaateid ja kuupaid. Me oleme Pittsburghist mingi 200 kilomeetri kaugusel läbi West Virginia ja sõitnud ja nüüd me oleme Ohios ja me hakkame kuulama ettekannet Pittsburghist, kus me ei käinudki. Pittsburghi tuntakse kui The Steel City, sest et see on põhimõtteliselt terasetöötlus on seal olnud ajalooliselt kõige olulisem nagu tuluallikas ja üldiselt väga suur osa Ameerika terasest siis on Pittsburghis toodetud. George Washington tahtis oma uuele loodud riigile siis nagu raha juurde saada ja selleks ta kehtestas sellise maksu nagu viskimaks. Pennsylvanias elavatele farmeritele, eriti Pittsburghi farmeritele see maks eriti ei meeldinud. Ja siis nad otsustasid hakata selle vastu mässama, võtsid mingisuguse kohaliku maksukoguja vangi ja tegid oma mingisuguse kindluse seal ja jõid nii palju viskit kui tahtsid ja ei maksnud selle eest mingit maksu. Ja see jätkus nii kaua, kuni George Washington saabus 13 000 sõduriga nende pidu lõpetatud. Ja nii see pidu lõpetatud. Me oleme Louisville'is, Kentucky osariigis. Meil on olnud jõle pikk sõit ja paratamatult juhtus niimoodi, et me jäime ajahätta ja me enda keset teekonda planeeritud peatusesse loodusrajale ei jõudnudki. No kõige hullem see ei ole, aga natukene väga. Oleks võinud siis otsema tee võtta, kiirema tee. Kommentaarid palun tänasest. Ikka päris palju oleks päris ka. Kogu meelega võtsin vale kella. Mida sa räägid? Sa räägid nii head kontserti meil pole varem olnud. Saad sa aru? Brita kommenteerib. Nii super kontserti olnud. See oli kõige parem kontsert siiamaani. Ma arvan, et me crushime. Edaspidi ka. Me crushime Kansas on soin crushitas ja. Yes, Maria kommentaar. Nice. Ainult head emotsioonid. Nii, tere hommikut. Me oleme Kentucky osariigis Louisville'is. Meil tuleb täna väga pika sõidupäev. Me sõidame mingisugune 11 tundi, 12 tundi. Me sõidame läbi 5 osariigi. Need on Kentucky, need on Indiana, mis seal veel on Illinois, Missouri ja siis lõpuks Kansas. Täna olen mina bussijuht
ja Jaron on kaardilugeja. Kas Aivarile tagaistmel ruumi on ikka või? meie ees avaneb avar Kentucky Indiana avarad põllud, mis on kõik udusse kattunud nagu noor neiu suleteki alla. Ja aga jah, esimene tund meie 10-tunnisest teekonnast algas. American Dream on täitunud. Kus me oleme? Meid ei huvita nagu väga kultuurne elu siin Ameerikas. Meid huvitavad suured hüpermarketid, gigakaubamajad. Mis te Targetisse ostma lähete? Airportsid. Sest need on Airportsid, kahed Airportsid. Maria, mis sa Target tuleb välja olema mõeldud? Sul on nii vähe aega, sa ei jõua siin vaadata midagi. Üks asi tuli veel. Kui ma pean sükest rõvedust ostma nagu Twinkies. What is that? See on põhimõtteliselt selline nagu keeks või sai, kus on sees mingi valge kreem ja see pidi olema rõve keem, jah, rõvedalt magus. Koju viid seda või? Viin koju. Härrad soovisid. Kogu austuse juures minu mõnest täiesti mõttetu pood. Neid asju, mis lihtsalt vaja oleks, näiteks telefoni ümbrist. Tühjad kohad ainult. Muffigi pole. Üks veiniletis. Kohalik vein on võrdlemisi kallis, aga täitsa kvaliteetne Euroopa vein. Odavam kui meil. Kuidas see võimalik on? Kus on takseering? Nii me oleme jõudnud St. Louisesse. Ja juba kaugelt paistab see maailmakuulus kaar, mis iganes selle nimi oli, Gateway Arch. Väga lahedad päikseprillid ka. Ja Targetist sain. Ei saa, need on minu oma. $280,000 inimest elab linnas. Väike linn. Ta on asundatud 1764 Prantsuse kaupmeeste poolt. Ta on saanud oma nime Prantsusmaa kuninga Louis IX järgi. Siis see Gateway Arch, sealpool on 192 meetrit pikk ja ta on USA kõige kõrgeim monument. Oota, aga kui see monument on, siis mille auks püstitatud? See on värav, räägi. Väravat läände. Sümboliseerib väravat läände. Põhivaatamise väärtus on siin siis tõesti see Ameerika läänepoolset ekspansiooni tähistav Gateway Arch. 1960 aastal ta ehitatud on. Kahjuks meil sinna pileteid ei ole, seepärast et tegemist on ülimalt populaarse vaatamisväärsusega siin linnas, põhimõtteliselt ainsaga. Ja see oli tänaseks juba välja müüdud. Meie ees on kohe Old Courthouse ja siin peaks olema ka mingisugune ilus raudteejaama hoone, mille me ka üle vaatame ja siis siit juba lahkume, sest meil on ees veel siiski peaaegu 8 tundi sõitu Wichitasse, Kansases. Linn ja see rahvuspark asuvad siis Ameerika kõige kuulsama jõe ääres, Mississippi ääres, mis juba siit süva Sise-Ameerikast alguse saab. Et jõgi ei ole siis lihtsalt mitte niisama tuntud popkultuurist, vaid tegemist on Ameerika teise kõige pikema jõega, 3700 kilomeetrit pikk ja saab ta oma veed kokku 32 erinevast Ameerika osariigist ja Kanadast. See oli väga oluline piir orjaajastul. Kui sa Mississippi jõe said ületatud, siis sa olid home free. Teenage wedding and the old
of the mademoiselle. Meie pikk autosõit hakkab nüüd vaikselt ühele poole saama. Et oleme saabunud Kansase osariiki, Ameerika kõige tasademasse osariiki. Seda on võrreldud ka pannkoogiga, et isegi pannkook olevat kroberit ja reljeefsem kui Kansas. Mind on sõidu lõpuks siia taha pingile tagandatud ja pean nüüd küljeaknast seda maastikku nautima, aga tõesti vaikne, tasane, looklev maastik, jubedalt palju on lehmi ja see ongi üks tõeline metsiku lääne ala, nii nagu ta on läbi ajaloo olnud. Sõidame Wichitasse, mis on Kansase kõige suurem linn ja ajalooliselt olnudki lehmade linn. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Ja tere hommikut on meie 7. reisipäev Ameerika Ühendriikides. Meil on nädal täitunud siin maailma kõige uhkemas ja võimsamas riigis. Me oleme Kansase osariigis, Wichita linnas, Arkansase jõe kaldal ja me oleme jõudnud enda põhisihtpunkti. Siin toimub Pinnacle festival. Ma sain läbi Brita mingit infot, et see rahvusvahelisi esinejaid kutsutakse iga 5 aasta tagant. Muidu see on ikkagi süke Ameerika ansamblite põhine. Järgmine aasta see toimub Cincinnati, Ohio's, ka juulis. Aga selle kohta rohkem täpselt. Järgmine aasta me ei saa minna, kui iga 5 aasta kutsutakse. Okay. All American thing. Ja me lähme siis vaatama praegu, kuidas käsikelli mängitakse. Ehk on meil midagi õppida sellest. Hong Kong. Me mõtlesime, et me oleme ainuke rahvusvaheline ansambel. Ei, ta mängib üksi. Mängib üksi? Ta on solo artist. See, jah. Okei. Mis ta? Emily Lee? Emily Lee, jah. All right. We're going to the concert. Kõigile teadmiseks, et need kontserdid jäädvustatakse ja live streamitakse. Me saame kuulsaks. Veel kuulsamaks, kui me praegu oleme. 10 korda kuulsamaks. Aga seda me ei saa. Selle võtab Pinnacle endale nende vaatamiste pealt. Päris pulju vaadata, kuidas üks tädi ikka pusib seal. Ikka kogu raha eest pusib. Jube tegelikult, Ei, aga musikaalselt vahepeal oli täitsa okei, aga
aga siis, kui nässu läks, siis ta läks ise ka närvi. Ja noh, kui keegi tagant ega eest ei kata, siis kui üksinda läheb nässu, siis ongi nässus. Oli selline muusikakooli kevadkontserti vaim. Ei ole! Pärast läheb YouTube'i, seal tuleb automaat-translate'iga, et ta vaatab, mida Arsis räägib tema kohta, issand jumal. Aga ei olnud hästi. Väga tubli on. Ei, tehniliselt nagu vägev niimoodi mängida. Aga lihtsalt... Aivar tahab meilt vastupidiselt, et kõik oleks ühenduses ja... Ei no, vaata, seal ongi... No üksinda sa ei saa never teha. Sa ei saa üksinda neid Physics. asju. Isegi vahepeal oli see, et tahab ülikiiret käikuda ja lihtsalt kellad ei kukku laua peale nii kiiresti. Ja tal lähevad need kellad nagu külili, siis ta ei näe, mis kell see on. Siis ta tuleb sealt niimoodi otsima, no see on jube tegelikult. Minul ei tea käed videvad on mustad ja level 3 indicates that the handle is solid by holding it by the handle gently striking the full body Gently. of the handle horizontally on a properly padded table. Me oleme siin selle festivali messi alal, kus on võimalik igast nänni osta. Aga see on selline väga kohalik nänn, et meile nagu midagi ei ütle, mingi kohalik ansamblit merch. Siis saab osta igasugust noodimaterjali. Üks kimalane ka. Vaata, see on siis nüüd see, mis kell see on? Ei tule, jah? Minu arust ka, et ei hakka nii hästi. Ta on nagu kõvemini lööma kõvasti. teine on hästi alumiinium. Ta on siuke metallik. Jalutame mööda siis Arkansas jõe kallast kaunist promenaadi. Elisabeth teab meile 2 sõna Wichitast rääkida. Wichita sai oma linna mingi indiaanlaste hõimu käest ja õhupealinnaks kutsutakse seda, sest siin on väga palju mingeid lennukompaniisid, kus nad teevad neid lennukeid ja õhu asju. Ja teine asi, seda kutsutakse Cowtowniks, seepärast, et siis kui Wichita asutati aastal, ma ei mäleta, siis siia tulid Texasest karilloomad. That's why this is Cowtown and we go to the Cowtown Museum. Kas see vastab tõele, et see oli Wild West kuni maid aastani 1900 midagi? Et siin ei olnud seadus ega midagi, siin tapeti ja ei, ma ei tea. Kauboid ja need... Mina kuskilt lugesin. Või oli see 100 aastat varem, ma ei tea. Ei, see pidi olema 100 aastat varem, sest Wichita asutati mingi 1870. No see kuni selle ajani oligi. Täiesti lawless place. Siin on selline seadus, et sa ei tohi viibida mänguväljakul, kui sa oled üle 14 aastane. Mida? Jaa, sa ei tohi viibida väljakul juhul, kui sinuga on kaasas laps, kes see mänguväljakul mängib. Mida? Aga ilma kiikuma lähme? Ilma lapseta sa ei tohi seal mänguväljakul viibida ja häirida ja... Aga kui kedagi ei ole? Ei tohi. Siis ma ei häiri ju kedagi. Aga sa ei tohi seal olla. Linna üks peamisi vaatamisväärsusi on indiaani pealiku kuju, mis on siis pealkirjaga Keeper of the Plains. Wichita oli siis see koht, kus kõik indiaani hõimud Texasest kuni Dakotani kogunesid kokku, pidasid powwowsid, mis need powwow'd on? Pidu, võib-olla. Rämmar. Ja kauplesid. Sellepärast see Wichita on väga oluline koht siin indiaani ajaloos, millest me ilmselt täna väga palju teada ei saa, seepärast, et meie lähme ikkagi nende kolonisaatorite poolele, nende kauboide ja pahade meeste poolele. See kuju ise vaatab itta tõusva päikese poole.
me oleme siis põhimõtteliselt kohalikus Vabaõhumuuseumis, mis siis seda kohalikku eluolu siin läbi algusaastate tänapäevani peaaegu välja kujutab. Et muuseum asutati 1950 ja praegu me oleme sisenemas Indiaani telki. Arno, tule juba, selfie on valmis, tule paiguta ennast ära, kõik on peal. Külaväravast sisse astudes oleme me jõudnud autentsesse westerni filmi. Ma ei saanudki nüüd aru, kas need on päris majad või need on nagu mängupärismajad. Aga need on siuksed, nagu te igas Ameerika filmis olete näinud. Vaadake, kui hästi elati siin väikeses Wild Westi külas. Siin on Euroopa mööbel, Inglise tapeedid. Tegemist on täielikult viktoriaanliku stiilis elamuga. Mina kardan, et nad Wichitas nüüd küll niimoodi ei elanud, aga kui nad meile seda ütlevad, et nii nad siin elasid, eks me siis peame uskuma. Now we're two of a kind, working on our shack. But I'd come in through the front door and they'd all run out the back. Yeah, I thought she'd found her lover, who she loved a lot more than me. But holy shit, I'll never forget, it turned out to be 3. Here I sit, all broken hearted, a Kansas City cowboy all alone. There I am, up on the bar stool. Around here it's called the City Cowboy's Throne. Palun selgitage mulle, miks siin on saloon ja viskit ei ole. Viskit ei olnud. And now we are entering the prison. Do you want to see the bad guys in the prison? Ciao! Mul ongi, oot, kus need vangid siis niimoodi välja tulevad? Ärge tulge nüüd. See uks on lukus. Say hello everyone from Wild West. Hello. Huh? We want to be here. The what line? Here. Huh? The lecture? Most of the photos is the user. Noh, olete te valmis ka? Jaa, täiesti valmis. Nüüd on väga hea kontsert. Esimest korda on pikad sokid kontserdil jalas, käisime just hotellis Toomprinneris. Siis viisakalt. Täna ei olegi valgete sokkidega kontsert. Ei ole jah. Brita, Mis? mis su tunded on? Ära. Ei ole midagi. Ei karda. Ei karda, keegi ei karda. Kõik ütlevad on nii hästi. Ja siis läheb persse. Slay. Ei tea, kas te üldse nagu kohad esi öelda, läheks ette sleid. One, two, three. Pinnacle.
4 pintsi parem. 4 pintsi parem. Näed, sa võid ühe tule ära ju. 2. Mis see nimi oli? Vals Grande. Mis sa ütlesid? väga head jäi. Mis te ei öelnud varsti ära? See oli väga hästi. Oli jah? Kõik läks väga hästi. Meelest ära. Nii, nagu te juuresolevalt pildilt nägite, läks meie kontsert võrdlemisi nagu kenasti. Läks või? Väga hästi läks. Väga hästi läks. Kuidas teil läks, tüdrukud? Väga hästi. Täitsa rahule jäi. Välja arvatud see lavalt ära tulek. vaatasin Britalat. Mina olin keskel. Mina ei tea midagi. Sinna ja sa loogutasid. Me olime enne läbi rääkinud sellest. Te läksite sealt poolt Minu arust me pole üheltki kontserdilt ühest. Kuidas teil oli? Very happy. Mari, jah? Kas läks sassi ka või? Ei läinud. Kõik läks väga hästi. Väga hea kontsert oli. Nii. Kõik on öeldud. For us. It was an amazing evening for us. No, it's my speech. Thank you, Kathy, to help us with everything. We know each other already 32 years. You haven't changed. We met when we were 2. Yes, that's true. So, Kathy, just I hope you remember us after next 32 years too. I'd like to remember you can listen us. Thank you. You're welcome. Amazing. Thank you so much. You guys don't even know how much, or maybe you do. How much were you brought tonight? We are. It's the best, and we've seen this conference. So, thank you. We are going to turn around and go right back. Bye. Bye. So I would like to especially thank Kathy and Mark and Ivar for the reasons that if we didn't have the handbells, we didn't play. And if we didn't have Ivar, we wouldn't have the music. So thank you for all of us, because we wouldn't be together without them. So sweet. Bravo!